räägivad oma keeles. Tere! Mina olen Hannele Kaldma ja olen siin kirjaniku, tõlkija ja Värske Rõhu proosatoimetaja Paul Rauaga ning me räägime raamatutest. Mina mõtlesin alustuseks, et mul on umbes 3 lemmikautorit ja ma olen väga palju rääkinud siin ühest neist Tove Janssonist. Aga ma ei ole üldse rääkinud teistest. Teised 2 oleksid Alice Smith ja Jeanette Winterson, kes on mõlemad siis briti kirjanikud. Aga Alice Smithi raamatuid ei ole enamasti eesti keeles ilmunud. Nii et võtsin kaasa Jeanette Wintersoni Apelsinid pole ainsad viljad uustrükki. Kuigi tal on ilmunud tänapäeva kirjastuse punases sarjas veel terve hulk raamatuid, mida ma olen kõiki lugenud ja armastanud. Apelsinid pole ainsad viljad on tema debüütraamat, mille ta avaldas umbes 25-aastaselt äkki. Ilmunud praeguseks. Kas seda oli 30 või 40 juubel? See ilmus 1985 vist. Aga ma ei usalda oma arvutusoskusi, et kiiresti arvutada 40. aastapäev. Ja põhineb natuke tema enda elul. Suuremal vähemal määral. Ta on kirjutanud hiljem ka päris autobiograafia sellele lisaks, need väga hästi täiendavad teineteist. Aga lühidalt siis on tal väga põnev selles suhtes elukäik, et ta kasvas üles väga usklikus 4-pühilaste peres, kuhu ta oli lapsendatud. Ta kasuema ei tahtnud sooritada seda pattu, et saada ise lapsi, aga ta tahtis last, keda kasvatada missionäriks enda siis järel usku levitama, kuulutama. Ja siin on selliseid markantseid seened, kus ta tiki ristpistes tikandeid, et suvi on lõppenud ja me pole ikka veel päästetud ja käib tamburiini helistamas tänavanurkadel, et 4-pühi kirikus on selline muusikaline ja ülesastumistega. Siis raamatu ja oma elukäigust ta tekib seal väga palju maailmavaatelisi konflikte ja tema ja missionäri tulevik lähevad lahku, et missionäridest ei saa, tast saab kirjanik. Ja see on väga minu jaoks lõbus meeleolukas lugemine, kuigi iseenesest selline nagu karm kodune elu ja usuteemad ja on ka tõsine teema, aga see on väga palju ka lustakat ja liigutavat. Ja ta on tõesti üks mu suuri lemmikautoreid, kellel ma pikki aastaid sain öelda, et ma olen lugenud kõikide raamatuid peale 1, aga nüüd ma ei ole viimast 2 või 3 uut raamatut ka lugenud, ma nagu hoian neid veidi varuks. Ma ei tea, kuidas sul on, kas sa loed nagu ühelt autorilt sageli nagu palju tema raamatuid? Ma nagu mingi hetk mõtlesin, et ma püüan oma lemmikautorit tõesti lugeda nagu kõike, mis nad on kirjutanud, mis on nagu huvitav kogemus. Vahel on see, et nende esimesed raamatud näiteks on nõrgemad aga tema puhul tõesti see debüüt on tõesti muidetavaldav. Mul on tunne, et ma ikkagi, et kui mul on mingi suur lugemiselamus ja tundub, et ülejäänud teosed samalt autorilt võiksid ka olla sama tugevad, siis ma ikkagi, võib-olla mingi algne kuidagi hüppe on see, et siis ma lähen ja loen nagu 2-3 järjest. Aga siis ikkagi ühel hetkel tekib mingi küllastumus ja siis sa mõtled, et siin on huvitavad asju küll, aga et hoiaks neid kuidagi hilisemaks ja vaataks nagu, ja siis on nagu, et kuidagi seda naudingut ikkagi pikendada või et see lihtsalt, kui sa muidu nagu kuidagi sukeldud sinna samasse stiili või maailma, siis ta nagu, ma ei tea, mu meelest kulub ikkagi üks hetk ära, et parem nagu aastate peale laiali jaotada võib-olla. Võimalik ja ma ka päris nii ei ole teinud, et ma loeksin nagu kõik raamatud jutti. Kuigi mõni suvi ma olen teinud nii, et mul on nagu selle autori suvi ja ma loen nagu üle näiteks tema 3-4 raamatut või. Aga ma arvan, sul on selles suhtes õigus, et kõiki raamatuid jutti lugedes või hästi palju, siis kindlasti mingi isegi kõige nagu eripärasemat autorite juures mingi stiil või see hakkaks ilmselt korduma. Või hakkaks liiga palju nägema seda, kui neil on mingid oma teemad, mille nad kirjutavad. Või et isegi kui sul on jube tore sees olla, siis ikkagi seda toredust saab ka liiga palju. Jah, võib-olla. Nii, mina olen võtnud kaasa ainult sellised raamatud, mis mul on pooleli. Sellepärast, et ma üritan kuidagi rohkem võib-olla nautida seda, et mingi asi on veel, et sa täpselt ei tea, kuidas ta lõpeb, et teatud selline nagu elevus, ootus, ärevus,
mingisugune selline kerge ebastabiilsus ja et ikkagi rääkida nendest asjadest, mis on pooleli ka igatepidi. Ja see, millest ma esimesena räägiks, on Han Kangi Taimetoitlane. Kõigepealt ma teadsin, et ma tahan kindlasti tuua midagi Loomingu raamatukogust. Loomingu raamatukogu on mul nüüdseks kodus käinud äkki 10 aastat, võib-olla rohkemgi, äkki praegu läheb 11 aastani, et mul on kuskil riiul, mis on kenasti täis kõik need 10 aastakäiku Loomingu raamatukogu. Väga vajalik kirjastus, tohutult armsad ja pühendunud inimesed ja alati väga huvitavad asjad ka, mida on lugeda, mul on tunne. Ma küll sageli ei jõua nendeni kohe, kui need ilmuvad, vaid vahepeal isegi niimoodi paar aastat hiljem. Aga sest hoolimata alati väga toredad lugemised. Aga Han Kangi Taimetoitlane on mul pooleli ja avastasin tegelikult Han Kangi nüüd äkki kuskil aasta aega tagasi. Tegin oma Erasmust. Käisin ühel väga huvitaval kursusel, mis rääkis Ida-Aasia kirjandusest, filmist ja filosoofiast. Ja seal me tegelikult lugesime katkendeid Han Kangi enam-vähem vist kõikidest teostest. Siit Taimetoitlasest. Tal on üks väga kaunis inglise keeles, see on nüüd The White Book, valge raamat. Ma eeldan, et ta oleks eesti keelde tõlgitud. See on poeetiline väikeste fragmentidena teos. Ja ka Human Acts, mis on selline hästi raju ja kuidagi räige lugemine. Ma olen aru saanud, et see Taimetoitlane ka vähemalt oma ilmumise järel küttis mingeid kirgi. Jaa. Ja ta ikkagi, ta ühesõnaga räägib siis ühest täiesti tavalisest nii-öelda sellisest suhteliselt kuidagi igavast või õieti igasuguse armastuseta Korea abielust ja siis sellest, kuidas see naine, kes on olnud muidu selline allaheitlik, otsustab ühel hetkel hakata taimetoitlaseks ja mis siis kõik sellele järgneb. Selline surveda ebameeldiva abikaasa poolt ja siis ühtlasi ka selle abikaasa perekonna poolt. Kes üritavad siis kõik kuidagi alla suruda ja sundida mingisugustesse sellistesse traditsioonilistesse raamidesse. Kas siis taimetoitlase tõttu jäävad traditsioonilised road söömata, et umbes nagu oleks jaanipäeval ilma grillimata? Just, enam-vähem nii, et Eesti variandi saaks kirjutada täpselt sellise. Ja Han Kangi puhul ongi ta on mu jaoks ka nagu inimesena tohutult sümpaatne. Kui ta nüüd sai Nobeli, kuulasin mingisuguseid intervjuud temaga, kus ta on selline tohutult tasane, tohutult tagasihoidlik tüüp. Kuidagi talt umbes küsiti, et kuidas sa siis tähistad seda oma Nobeli võitu ja tema vastus oli, et me siin pojaga joome teed täna õhtul või midagi taolist. Mis on hästi kuidagi sümpaatne ja see, kuidas ta ikkagi käsitleb väga valusaid teemasid, Korea ühiskonna teemasid, kuidagi niimoodi sellise õrna puudutusega, hästi sümpaatne on. Ja, kõlab huvitavalt. Ma ei ole ise teda veel lugenud, kuigi on radaril kindlasti, oli juba enne Nobeli võitu. Ja mulle muidu Aasia raamatud väga meeldivad. Mulle tundub, et seal on sageli selline teema, et sul on nagu mingi suhteliselt tavaline inimene elab oma mingit väikest elu ja siis midagi nagu juhtub. Ja. Minu järgmine võib-olla ühenduslili saaks olla see, et see on ka siis ühe naise, noore naise lugu. Mul on Terry Pratchetti Kübaratäis taevast kaasas, mis on Terry Pratchett on siis fantaasia autor, kellel on raamatuid, ma ei tea, 100 ringis ilmselt, aga see on tema selline noortesari. Samas maailmas kõik need raamatud toimuvad noorest nõiast Tiffanist. Ja ka võib-olla siis tema sellise iseseisvuse saavutamine, kasvamise lugu. See on tegelikult teine osa sarjast, aga nagu selliste raamatutega tihti on, mul endal esimest ei olnud kunagi kodus. Ma raamatukogust laenatasin, selle nimi on Tillud vabamehed. Aga see tundus mulle tol hetkel juba natukene võib-olla liiga lastekas või
ja seetõttu, et seda mul ei olnud, ma ei lugenud seda nii palju, aga Kübaratatt taevast ma lugesin hästi palju üle ja see on mul selline, mis ka ma ei ole seda hiljuti lugenud, ma mõtlesin, et ma loeks see suvi uuesti, sest mul on sellest nii head mälestused. Ja Terry Pratchett minust ka oskab suurepäraselt seda, et ta on väga humoorikas ja fantaasiaküllane ja samal ajal mingid nagu ikkagi väga päris asjad on selle sees ja päris lood. Ja ma täiega mõtlesin, kuidas ma räägin sellest raamatust, mis on mulle kõige muljetavaldavam. Ja ma kardan, see oleks tõhut nagu spoiler, see ütleks lõpplahenduse ette ära. Nii et ma ei saa seda teha. Aga ja see on ühe siis tüdruku kasvamise, ta on nõid ja ta peab minema siis, muidu ta elab kuskil Inglise künkavälude vahel, kus on need liivakivist, nagu need valged kaljud, mida kindlasti inimesed on Inglise sarjades näinud ja künkasse uuristatud, see valge jooksev hobune ja lambad põhiliselt elavad seal ja väikesed kõnelud. Aga tuleb minema siis õpipoisiks teise nõia juurde ja samal ajal mingisugune pimeduse vägi on ka ärganud ja ajab omi asju. Ja sõbraks abiliseks tal on väikesed piksid, haldjad, kes on nagu miniatuursed šotslased, näkmäkviiklid, kes räägivad oma keeles. Nad ei ole muidugi nagu päris maailma šotlased, aga mingid nagu stereotüüpid asjadega see mängib. Räägivad oma keelt, armastavad üle kõige kaklemist, joomist, lõbutsemist ja usuvad, et nad on juba surnud ja see maailm, kus nad on paradiis, sest sellest saab nii palju kakelda. Nagu rõõmsalt oma elu elada. Ja et kusagil peale paradiis ei saaks nii hea olla. Minu jaoks on ka Pratchett ikkagi mingisugusel eluperioodil oli tohutult oluline teos. Ikkagi neid kettamaailma asju ma lugesin nii palju, kui oli nagu võimalik või kui palju eesti keeles oli. No, et mul on kindlasti hulk veel lugemata ja ma olen ka aastaid mõelnud, et võiks nagu alustada nagu otsast peale, et võib-olla inglise keeles isegi, aga ma ei teagi, sest samas nii toredad tõlked eesti keeles. Aga et mul on umbes mingi mälestused, ma olin kunagi väiksena mingisugusel bussireisil läbi Hispaania ja mul oli kaasas ainult üks teos, mis sealt edasi kunagi ei võta kaasa ainult üht raamatut, isegi kui reis on ainult päevane või midagi taolist. Oli Pratchetti Koletislik rügement, mida ma siis ilmselt olen äkki 7 korda lugenud. Nii et jah, Pratchett on täiega südames. Ja ma pean väikest viisi arvet sellele, kes on mu enim loetud autorid ja Pratchett on esikohal kõigutamatult, sest on vähe autoreid, kellel on nii palju raamatuid ja ma tõesti, ma ei ole kõiki lugenud, ma olen lugenud 30 raamatutelt ja neid on veel. Jah, eks ole. Aga mul on ka tunne, et tahaks just nagu täiskasvanuna uuesti lugeda, sest mul on tunne, et seal on hulk nalju, mis nagu ei jõudnud kohale absoluutselt. Ja endiselt oli väga naljaks. Ja väga palju varjatud ühiskonna kriitikat või nagu tõesti elulisi ja poliitilisi teemasid kindlasti. Ja ma olen mingeid lugenud täiskasvanuna ka üle. Päris esimesi vist ei soovita või kunagi nagu alustada nende kõige esimestega, nendega on kõige rohkem minust tunda nagu sellist katsetamise või et ei ole nagu päris see veel käes meisterlikkus. Aga need on toredad ja nii palju erinevaid kohti, kust on võimalik alustada. Ja tõesti, näiteks kuigi see ei ole sarja esimene osa, ma alustasin sellest kunagi lugemist ja mulle sobis väga kenasti. Lugesin järgmise osa hiljem või eelmise osa. Nagu igast kohast sisse hüpata, mul on tunne. Kogu sellesse kettamaailma teemasse, põhimõtteliselt. Ja. Nii, aga minu järgmiseks teoseks on hoopis üldse mitte ilukirjandus, on Merlin Sheldrake'i Läbipõimunud elu, mis räägib seentest. Taaskord mul pooleli, aga kui ma teda üks hetk siis nagu lugema hakkasin, siis oli täiesti mingisugune selline kuidagi vaimustus, selline plahvatus. Ma üldiselt ei ole mingisugune kuidagi looduse inimene, ma ei tee ka väga mingisugust sellist nägu, et mulle kuidagi tohutult meeldiks käia matkamas või et ma oleks näpud mullas. See ei ole üldse see, kes ma olen. Aga see on nagu tohutult huvitav raamat, õpetab
igasugu asju selle kohta, kui suurt rolli seened on mänginud umbes inimeste evolutsioonis, kui palju rolli nad mängivad tänapäevalgi, ikkagi praegugi kuskil maal nii-öelda selles, et erinevad päid Seentega on päris natuke võib-olla hirmus mõelda ja samas mulle tohutult meeldib, et nad on absoluutselt igal pool, on ju. Mõtled nagu moosipurkis külmkapis on hallitus. See on ka seen. Kuidas ta sinna sai? Kuidas ta sai külmkapi ja puges sealt kaane vahelt sisse, on ju? Et see mind kuidagi väga sütitas ja eriti sellepärast, et ma kuidagi kombineerisin seda mingisuguste filosoofiliste teooriatega, mis räägivad sellest, et mis siis, kui mõelda maailmast kui kuidagi mingisugusest kooslusest, kus kõik on läbi põimunud, kõik asjad on omavahel ühenduses ja ühesõnaga läbi nende seente on seda nagu kuidagi hea ilmestada või läbi seente just kuidagi jõuda selle punkti. Ma tean, et sina vist oled ka natuke seene inimene. Ma ei tea, kui suur seenel käia sa oled? Mul on selline nagu huvitav vastuolu. Mulle meeldib tohutult käia seenel ja otsida seeni, aga mulle ei meeldi seeniks viia. Jah, see on ka mulle väga tuttav. Või tähendab, ma vist ainult kukkeseeni. Jah, kukeseene kaste on ainuke asi, mis ma ise nagu seentest teen ja šampinjonid, mida poest saab. Aga puravikud ja pilvikud, see on mu jaoks juba nagu võõras territoorium. Ma olen väga palju neid puhastanud lapsena, aga neid marineeris vanaema. Jah, aga ühesõnaga ise ma metsas vahel, kui nagu korjamas käia, siis ikkagi kukeseeni. Minul on ka järgmine raamat ei ole ilukirjandus ja võib-olla see haakub nende eelmistega mõnes mõttes ikkagi sellega, et see on ka nagu meie oma kohust ja maailmade ühtepõimusest. See on raamat Radikaalne regilaul. Ma ei hakanud ka nagu varjama järjehoidjad vahel ära võtma, ma ei ole seda lõpuni lugenud, ma ka olen poole peal. Aga see on siis väliseesti noore autori raamat, Vaimsarv on tema nimi. Regilaulust. Põhiliselt on siin intervjuud 3 inimesega, näitleja Anne Türnpuu ja folkloristid Andres Kalkun ja Jaanika Oras. Ja räägib regilaulust moderniseerumisest, koloniseerumisest ja siis dekoloniseerumisest. Tohutult huvitav ja minu arust väga uusi mõtteid ja uusi nagu suundi või veisid, mis nagu et see regilaul on nii nagu meie oma asi, aga me võib-olla väga palju ei mõttesta seda vähemalt. Tähendab kindlasti folkloristid ja inimesed, kes tegelevad sellega, aga me nagu suuremas plaanis minu arust või nagu ühiskonnas ma väga ei kuule sellest midagi. Aga tema on siis selle teemaks võtnud ja ma mõtlesin, et ma loen lihtsalt siit nagu raamatust ette sissejuhatusest, et ma sõnu sassi ajaks. Et ta ütleb, et see teos on provokatsioon, ent see on provokatsioon, mis on sündinud armastusest, hoolest ja kohusetundest esivanemate ees, kes elasid, töötasid ja kelle hääl kõlas maal, mida nüüd minagi kõhklemisi oma koduks pean. Need esivanemad ei olnud veel ühtse rahvusidentiteedi ja kultuuriga euroopalikud valged eestlased, vaid pigem näen ma neist Läänemere soomlasi, kelle dialektid, hõimusuhted ja maaga seotud uskumused moodustasid kireva ja mitmepalgelise kogumi. Et nagu teemaks on regilaul, on laulmise radikaalsus, on meie kultuur, on see, kuidas meist said need eestlased, kelleks me ennast nagu praegu peame, mis suhe regilaulul ja laulmisel, sellega on ka regilaulu teatav võib-olla müstilisus ja vägi. See on ka väga palju asju ja tõesti see on provokatsioon, et siin on ka kindlasti asju, mida näiteks me loeme ja võib-olla oleme, et aga see ei ole nii või me ei taha, et see nii oleks või kuidas nii võib. Aga minu arust on väga hea vahel nagu suskida huvitavaid kohti ja huvitavaid mõtteid ja saada mingit välist perspektiivi. Et kellega intervjuud on kõik muidugi siin ka Eestis tegevad, et nendelt on nagu see sisevaatepunkt, eks ole. Ja siis siin on pildid ka siis nendest laulikutest, laulmisest, et väga huvitav raamat see nii. Ma olen lugenud alles ainult esimese intervjuu. Mina järgmisena räägiks William Faulkneri Põrmuhäirijast.
Faulkneriga mul juhtus siis niimoodi, et ma olin tast nagu veidi eemale hoidnud. Tundub selline hirmus värk, mingi modernism. Ma olin kunagi mingisuguse äkki ülikooli aine raames pidanud lugema Woolfi Proua Dalloway'd ja ei saanud sellega tol hetkel üldse kontakti. Nüüd ma olen hakanud mõtlema, et ma peaks ta uuesti üle lugema, et äkki siis hakkaks toimima. Ja mul oli nagu nende modernistide suhtes teatav selline võõristus ja sellepärast ma olin seda tükk aega nagu Faulknerit ka vältinud. Ja siis ma võtsin kätte Hälina ja Raevu, lugesin selle suhteliselt ruttu läbi, sain aru äkki ainult 30% või midagi sellist, sest et ta on tohutult segane ja teda tuleks nagu mitu korda üle lugeda, et kuidagi jõuda sügavamale, aga sellest hoolimata tohutult nautisin. Lugesin sinna kohe otsa Augusti valguse ja nüüd loen Põrmuhäirijat. Inglise keeles on siis Intruder in the Dust. Ja Faulkner siin siin nagu on see eriti nii-öelda esiplaanil teistest teostes, kas rohkem või vähem esiplaanil, räägib ta siis mustanahaliste kohtlemisest kodusõja järgses Ameerikas, kus siis mingisugused kodusõja armid ja Ameerika ühesõnaga siis ikkagi lõuna pool, kus ikkagi need mingisugused eelarvamused ja diskrimineerimine on endiselt väga kohal. Endiselt on mustanahalised vägagi nii-öelda teise klassi kodanikud, keda seal ühiskond arvab, et võibki kohelda kehvemini. Ja Faulkner on lihtsalt korraga keeleliselt väga huvitav ja eksperimentaalne, väga veider. Siin on tohutult mingisuguseid selliseid lauseid, kus on ühesõnaga lause hakkab ja siis kuskil keskel on mingisugune mõte nii-öelda mõttekriipsude vahel 3 rida ja siis kuskil on mingisugused sulud ja veel 4 rida mingisugust värki sulgudes ja nii edasi ja siis umbes sulud lõppevad ja siis on üks sõna, millega lõpeb siis see lause, mis sai alguse umbes lehekülje alguse, siis on punkt. Ja ühelt poolt hästi kuidagi selline frustreeriv lugemine, aga teiselt poolt ikkagi nauditav, et kui sa kuidagi saad sellesse rütmi, siis sa oled nagu, et vau, ikkagi teed täiega äge on, et ta saab sellist asja teha ja mina istun siin ja ikka täiega naudin. See on siis põhimõtteliselt ikkagi selline detektiivikas, olgugi et üldse mitte nagu traditsioonilistes terminites, räägib siis sellest, kuidas avastatakse üks vanem mustanahaline härra nii-öelda valge surnukeha kõrvalt käes tapparelv ja kõik peavad teda ilmselgelt kuidagi selleks tapjaks ja süüdlaseks. Välja arvatud siis üks valge selline teismeas poiss, kellel on teatud selline mingisugune veider tänuvõlg kuskilt lapsepõlvest selle mustanahalise härrasmehe ees ja kes siis püüab kuidagi lahendada seda juhtumit või saada aru, et äkki keegi teine on ikkagi see tapja. Ja seal saavad siis kokku kuidagi hästi kontsentreeritult kõik need eriti hullud eelarvamused, muuhulgas ka eelarvamused selles samas poisis, kes on endiselt valgenahaline, kes ei ole mingisugune suur päästja, vaid ta ikkagi on ka kuidagi, tal on enda sees selge mingisugune konflikt ja kohati isegi põlgus. Ja sellest hoolimata ta kuidagi üritab leida seda lahendust, nii et väga naudin seda. Kõlab huvitavalt, natuke hirmuäratavad ka nende pikkade lausetega. Jah, aga ta õnneks on lühem kui Augusti valgus, lühem kui Hälina Raev. Täiesti, ma arvan, et täiesti selline loetav, kui tahta oma suve kuidagi selle küsimus. Ja minul kusjuures on just olnud suve üks Woolfi mõtted. Mul on pooleli vist juba 3 suve Woolfi tuletorni juurde ja ma kavatsen seda lõpetada. Ja ütlesi väga nagu selles mõttes ka akuutne teema, kui me räägime sellest, mis praegu toimub USAs. Kõlab tõesti, sest tegelikult ei ole ju see
klassikonflikt kuhugi kadunud seal. Et nii mõnigi inimene, kes on sellest kuidagi rääkinud ka viimasel ajal on öelnud seda, et mõtled küll, et see on mingi ajalooline teema ja siis saad aru, et ei, et tegelikult hetkel toimuvad täiesti mingid sarnased asjad ja sellepärast tuleks seda lugeda ka veel üks põhjus. Mõtlesin, et jätkaks selle sinu viimasega ka, sest mul ei ole tegelikult oma viimasest raamatust muud öelda, kui et tore raamat. Olgu. Ja mina võtsin veel kaasa ka Karoliina Pihelgase väga värske luulekogu Ikka veel, mida ma ka nii-öelda siia tulles lugesin eile õhtul kodus. Väga mõjus teos, sellised kaunid, kriipivad tekstid. Pihelgas väga ausalt ja otse räägib mingisugusest vaimsest vägivallast, kuidagi sellisest rõhutusest ja mingisugusest sellisest surutisest. Ma ei oska seda kõike nii kaunilt sõnadesse panna, kui tema seda teeb. Olen teda ka viimasel ajal kuulnud lugemas mingisuguseid tekste siit, mis mind hästi on raputanud tema ettekandes, mis on ka see, miks ma seda nagu kuidagi kiirelt lugema ostma tõttasin. Ja minul on see ka kindlasti plaanis. Juba see Kintsugi Kane kujundus annab minu arust nagu mõista, millest võiks rääkida, sest see on see Jaapani tehnika, kus katki läinud nõud parandada kullaga, et neid arme või vigastusi mitte varjata. Jah. Tundus lähitsedes et perevägivallast või vaimsest vägivallast oli juttu. Ja kindlasti oluline teema kajastada. Ja, väga. Ja samas väga kaunilt kirjutab ta, eks ole. Ja mul on tunne, et sellega annab ka sageli kuidagi nagu rappa minna. Et sa valid mingisuguse sellise teema, aga siis need tekstid, et mul on tunne, et mitte alati ei kuku hästi välja või ei kuku kuidagi nagu ka kirjanduslikult veenvalt välja. Ja mul on tunne, et siin just kõik toimib hästi. Et veel üks põhjus seda lugeda mitte ainult selle teema pärast, vaid ka lihtsalt selle kirjandusliku. Jaa. Muidugi ma usun ka, ma ei ole jõudnud lugeda, aga kavatsen. Ja minul lõpetuseks lihtsalt mõtlesin, on suvi, väljas veel linnud, minu lemmik raamat lindude tundmaõppimiseks ja määramiseks on Euroopa linnud. Ma sain lasteaia lõpetamiskingiks ühe ilmselt eelmise vanema trüki, kuigi see ei ole ka kõige uuem. Ja sellest peale see on minu saatja elus ja soovitan lihtsalt väljas ringi käies, looduses käies, otsida seeni, linde, laulda regilaulu ja lugeda raamatuid.